No tere rahvas, täna siis filmime juba 8:30 õhtul ja oleme siin nagu tööruumis, nii-öelda kodus. Võib-olla väga ilusti ei räägi, aga kõigidel on mõnikord juhtunud probleemid, et autol elektroonikas on ujuvad vead, mis on, kord töötab mingi mugavusseade, kord ei tööta, mis võib olla põhjus. Näiteks täna me võtame 2 kliimaplokki, Volkeri omad ja mis me siin kohe näeme, kui pistikust teeme lahti, seal kindlasti ei ole näha, aga meil on rohelist. Ja mis meil on siin? Siin on ka kõik roheline kohe. No, siin on näha. Ilmselt täna peab seda puhtaks tegema. Võib-olla komponendid ei ole läbi põlenud ja siis idee poolest veel saab mõõta, aga täna me ei hakka mõõtma, täna me lihtsalt teeme puhtaks ja paneme kõik kokku. Ja siis homme juba vaatame, kas hakkas tööle, ei hakanud tööle, kas vead kustuvad või ei kustu. Seega, kus teil on näiteks mingi Saksa auto, siis no ideaalis, kui ta on juba vanema moodi, tal ikka aega on möödas juba. Kui midagi streigib ka halvasti töötab, siis võtke plokid maha, tehke need lahti ja vaadake, kas nad on rohelised või ei ole. Võib-olla, kui õigel hetkel jõuate seda teha, siis päästate plokki. Aga okei, hakkame pihta. Siin meil on elektrikliiner. See on vana hambahari. Väike mingi Pepkost ostetud. Siukne komplekt. Mis tahes. Hakkame siis pihta. Kus mu väike kurvik on? Okei, las ta olla. Ma lihtsalt sellest. Ehk siis tegime natukene lahti seda kõik. Siin me näeme, et siia niiskus ei saanud. Alumine osa plaadist on ilus. Siin me ei hakka midagi puhastama. Keerame selle kinni. Paneme siia tagasi. Ja vot selle osa teeme puhtaks. Paneme siis seda, mis me tegime lahti, kinni. Ideaalis, kui teil on magnetiga otsikud, siis saab mugavalt toimetada. Muidu kõik need väiksed osad võivad kuskile kukkuda ja pärast peab seda otsima. Kui ei õnnestu, siis ei õnnestu. Siis me pigem võtame siukest tööriista ja tema abil keerame kinni. Kukkus. No, muidugi keegi võiks võlu juua praegu, mitte selle kõigiga tegeleda. Mul on siin ilus istun. Pidin T-särki panema, siis filmin seda kõik ära. Aga
istun sussides ja alukates. No, see ei ole see lehekülg, kus alukates võib istuda. Seega te ei näe seda pilti. Paneme 2 tükki esialgu paneme puhastamiseks. Sellest piisab. Kontrolligi, et kõik nupud vajutavad. Seal on väiksed mikrolülitid. No just selles. Et kui ei, siis on kõik. Hetkel te vist mind näete väga. Aga okei, mina vähemalt näen, mis ma siin teen. Nagu vihmaväri. Okei, siis on siin näha. Võib-olla nüüd on paremini näha. See pool on enam-vähem. Alustame siit poolt. Mingi põlenud ka on. Kurat, tahaks seda küll lahti teha. Aga need kõik joodekohad on okei. Okei, nii palju kui saame, nii palju teeme. Kasulikud ained peab loputama. Natukene siia. Ja let's go. Pisut kerge. Tegelikult lahendus on. Ärge hõõruge, lihtsalt natukene. Siis kui te hõõrate, siis võib rohkem kahju tulla. Aha, sinna ma ei mahu. Ma tahan natukene leotada. Ei mahu. Okei. Teeme siis nii. Me teeme neid puhtaks. Miks see on kasulik? Sellepärast, et mida rohkem oksüüdi seal on, seda rohkem takistus. Takistus siin ei ole hea. Kui väga kurb lugu, siis võib isegi maha põleda. Sest temp kasvab. Pärast ongi ära. Sealt ei hakka puhastama. Põhimõtteliselt vot siukne kerge protseduur see ongi. Hetkeseisuga. Me siis
näeme, et kõik terad, kõik joodekohad on puhtad. Seal omavahel ei ole oksüüdi ja omavahel ta ei kontakteeru rohkem. Kui ta kontakteerub omavahel, siis tal vool liigub valesti, kui väga kergelt öelda. Praegu ma vist ei saagi midagi väga tarka öelda. Lihtsalt seda peab ära tegema selleks, et töötab. Korraks tõmbame no ma ei hakka ümber filmima. Kui juba hakkasime, siis teeme siin ka. Vähemalt kiht. Kaitsekihti nii-öelda teeme. Parem kui ilma. Rohkem pole midagi öelda, paneme tagasi kokku nii nagu lahti võtsime. Ja võtame järgmise ploki. Okei, siis kui järgmise ploki lahti võtanud, siis panen video käima. See plokk on nagu paneeli taga ja sinna niiskust vähe satub. Ja õnneks see on täitsa terve ilus, lihtsalt tegin kuuleri puhtaks. Nüüd ta natukene paremini hingab ilmselt. See on Multivani nii-öelda lae tagumise rea kliimaautomaatika plokk. Siin on probleemid puhtalt sellepärast, et laes kokku saatub mingi kondens. Sellepärast see läheb roheliseks. Kus veel siuksed sarnased kohad, kus te saate leida rohelised plokid. Ilmselt Bemaritel on universaalkeredega masinadel spoileri all plokk, mis on suht tähtis autole. Siis parkimisandurid, see kus on varuratta juures. Kõik plokid, kus võib sattuda vett. Seal võib olla probleemi. Ja siukse operatsiooni te saate teha kodus, sest see kruika ja padrunite komplekt mingi 3 eurit, kus maksis ja no ma arvan, igaüks, kes tahab ise sellega tegeleda, siis on võimeline seda teha. Kontaktpuhastus, ma ei tea, Motipi, Vürti, NB Quality, mis iganes tööriistamarkid, mingi enamus poedes on see olemas. Ja ostke endale uus hambahari ja võtke tööle. Aga okei, homme siis panen kõik kokku. Vaatame, kas hakkab tööle, tead, kustavad ära, hakkab ilusti puhuma kõik veel. Või siis ronime hoopis kuskil sügavamale, sest juhtmestikus ka võib olla probleeme. Aga jah, hoidke oma autosi ja head õhtut.